no tšau, kui ta vahepeal läinud on, pole siin mõnda aega teiega rääkinud ja mõtlesin nüüd, et räägiks oma mõtteid vahepeal. Vaata, ma olen nagu hästi pikka aega olnud segaduses, nagu hästi pikka aega. Mul on elu, vaata, mis mind segadusse on ajanud, on see, et mul on elus toimunud väga nii-öelda müstilised kogemused, jah. Ma ei räägi siin mingist ayahuasca või seente kogemustest, aga lihtsalt on toimunud nagu väga, no sõna, mida ei saa sõnadesse panna, nagu keeruline on sõnadesse panna, sellised kogemused, sa nagu näed asju nii nagu pärast on nagu raske seda sõnadesse panna, mida sa kogesid, nagu, mis asi see oli nagu. Ja siis sellised selguse sähvatused või vahest on olnud ka perioodid, nagu selguse perioodid, nagu ma olen kõigest nagu absoluutselt vale, nagu ma olen täielikus pimeduses olnud. Nagu mida, nüüd on selge, aga siis on uuesti see pimedus peale tulnud, nii-öelda see nägemine on kadunud ja siis see on tekitanud segadust ja on mingid alateadlikult oled püüdnud tagasi teed leida selle selguse juurde, mis oli ja siis see elu ja kõik tähendab, noh, et see on hästi palju segadust ja see selline hästi segane periood on olnud pikka aega mu elus. Nagu what the fuck is going on here, like nagu mis asi see elu on, nagu mis asi see reaalsus on, nagu mida siin toimub, kes ja mis siin toimub nagu. jah. Vaata, on selline asi, üks päev hakkas toimuma nagu uuesti selgus, jah. Ma räägin teadvuse ärkamisest, mis asi on teadvuse ärkamine. Ma oma sõnadega püüan edasi kanda. Vaata, kui sa näed imikut, jah, vaatad organismi, nii. Kui sa vaatad imikut, organismi, siis väljaspoolt paistab ta organism ja väike imik, aga nagu tema subjektiivsest vaatenurgast, püüa aru saada imiku subjektiivsest vaatenurgast. Kas seal on keegi? Kas seal imiku sees on keegi, kes teeb valikuid, kes otsustab midagi, kas seal on keegi, tead sa kedagi, kes seal on? Ma tean, see kõlab ajuvabalt, aga kui sa vaatad imiku, ei ole nii. Mis seal on? On lihtsalt teadvus, jah, lihtsalt teadvus, ilma kellegita. Kedagi ei ole seal, ainult teadvus on, teadvus. Mitte kedagi, kes ütleks, et ma olen teadvusel. Seal ei ole, imikus ei ole sellist asja. Mina olen teadvused või mul on teadvus. Ei ole, seal on ainult teadvus. jah. Või hunti vaatad metsas, hunt kõnnib, organism jalutab, jah. Kas seal on keegi? Ma nüüd lähen sinna poole. Ma nüüd söön selle kitse ära, jah. Ainult teadvus. Teadvus ise juhib hunti, nii kuidas seda hundi organismi, nii kuidas loodus, ütleme loodus siis, kui me ei taha teadvus kasutada. Ütleme loodus ärkamine. Ja imikus samamoodi, seal ei ole kedagi. Nii, aga mis toimub imikuga siis, mis toimub inimorganismiga siis, kui ta hakkab paremaks saama? Hakkab tekkima see mõtete identiteeti ja teadvus hakkab langema järjest sügavamale identiteedi illusiooni. Et sinna illusiooni, et tema on keegi, kellel on teadvus või kes on teadvusel. Nii. Ja mis asi on nüüd siis teadvuse ärkamine? Teadvuse ärkamine on siis see, kui teadvus hakkab sellest identiteedi unenäost või sellest segadusest, identiteedi segadusest välja tulema.
hakkab ennast ära tundma teadvusena. Ja kui see hakkab toimuma, siis hakkab kaduma ära see nii-öelda kõrvalidentiteet või see mina, kes on teadvusel. Ja? Mitte mina ei ole teadvusel, vaid mina olen teadvus. Saad aru? Identiteedi nihe hakkab toimuma. Kaob ära kui mõtted jäävad vait, kes sa siis oled, kui mõtted vait jäävad, kui sul pühime kõik mälestus ära, pühime sult kogu mälestus ära. Kõik mälu on pühitud. Mis alles jääb, kes sa oled? Jah, see mõtete vaba, aga see sama, kui sa 3 sekundiks selle teed, jah, ma 3 sekundiks kuulan, peatan korra mõtlemise, siis ei toimu seda nihet, siis ei toimu seda nihet. Seda peab korduvalt ja korduvalt kogu aeg külastama uuesti seda mõtete vabat seisundit, et teadvus saaks hakata ennast uuesti teadvusena ära tundma, et selgus hakkaks tekkima selles osas, mitte et see identiteedi segadus hakkab ära lahustuma. Seda protsessi juhib loodus ise, nagu elu ise. Ma ütlen, see tundub, et sina teed valikuid ja otsuseid ja juhid oma keha, et siin keha sees on keegi, kes juhib keha. Tegelikult on keegi, kes kommenteerib lihtsalt kõike, mis keha teeb. Tähendab, siin ei ole kedagi, kes juhiks keha. Sina lihtsalt vaatad pealt, mida keha teeb ja kuulad neid mõtteid, mis mõtted ütlevad selle kohta, mida su keha teeb. Keha läheb, saab mingi jamaga hakkama, siis mõtted püüavad selgitada, miks keha seda tegi. Nii on. Tavainimese mõistusele kõlab see, tähendab tavainimese mõistus kuuleb seda juttu ja on täielikus eituses ja kaitsed löövad täielikult üles ja ütlevad, et see inimene on hull, kes sellist asja räägib. Seega see jutt, kui sinust tekib tunne, et ma olen hull, et see jutt on täiesti arulage, siis see on mõistetav. Mul oleks ka kunagi olnud. Aga seda, ma ütlen, ma ei räägi nagu midagi, mida ei saa ise järgi vaadata, nagu mida ei saa ise enda jaoks järgi vaadata. Või võtame tähelepanu, isiklik tähelepanu. Mis asi on isiklik tähelepanu? Selle teadvuse üks nii-öelda vaatenurk ja on siis sinu organism. Ja. Universum üks vaatenurk on sinu organism või elu üks vaatenurk oled sina. Väljaspool sinu teadvust ei ole mitte kunagi mitte midagi toimunud. Tähendab, sinu teadvust, minu teadvust, nagu see on üks väli, see on nagu üks väli kõik. Nagu me kõik jagame ühte sama teadvust. Ei ole inimene, ei ole teadvusel. Teadvus on inimene. Teadvus usub, et ta on inimene. Nagu üks universum, üks väli, üks loodus on. Ja siis sinu organismis teadvus
välja sirutatud kujul, me kutsume seda tähelepanuks, see on isiklik tähelepanu või isiklik teadvus, ütleme siis isiklik teadvus, jah, see sinu, kui sa pöörad millegile tähelepanu, praegu sa pöörad tähelepanu minu sõnadele, jah, sa kasutad selleks, teadvus kasutab selleks oma isiklik, nagu sirutab ennast välja, siis võtame seda isiklik tähelepanu, aga mõistuse identiteet ütleb, et see on nagu tema tähelepanu ja mõistus, see ego identiteet mõtleb, et see on nagu tema, kes teeb seda, pöörab tähelepanu igale poole. Aga vaata, kas sa tead järgmiseks, kuhu su tähelepanu läheb? Ei tea ju, sa ei saa teada seda, sina ei juhi oma tähelepanu. Sina ei juhi oma tähelepanu. Ja kui sa oma tähelepanu ei juhi, siis juhi ka sina oma elu. Loodus juhib. Loodus juhib. Isiklik tähelepanu tekib alles siis, kui on midagi tähele panna, ütleme seda küünalt. Ja. Kui pole olemas midagi, millele tähelepanu pöörata, siis ei ole olemas ka tähelepanu, siis on puhas teadvus. Kui pole ühtegi mõtet, ühtegi tunnet, ühtegi emotsiooni, ühtegi objekti, ühtegi mitte midagi, siis teadvus puhkab. Seda võib kogu aeg teha, nagu mina olengi seda selliselt, ma olengi püüdnud selgusele järgi jõuda, nagu, mis siin toimub. Nagu lõõgastad oma tähelepanu ja lased kõigest lahti. Või kui sa kuulad mu häält näiteks, praegu, kui ma räägin, siis samal hetkel sa saad märgata seda, et sa kuulad, jah, teadvus kuulab. Nii. Kui see hääl ära kaob, siis teadvus ei kao kuhugi. Sina ei kao kuhugi. Pikk jutt lühidalt. Pole kedagi, kes oleks teadvusel, vaid on lihtsalt teadvus. Sinu kehas pole kedagi. Nagu sinu kehas pole kedagi. See kõlab jumala absurdselt, aga terve elu oled mõelnud, et keegi siin silmade taga majandab ja toimetab, aga on lihtsalt teadvus. Pole kedagi, pole ühtegi inimest seal sees. No vaata, mine vaata ise järgi, no vaata, pane silmad kinni, hakka uurima, mis asi sa oled, nagu, kus sa oled seal kehas. Mis asi sa täpselt oled, no vaata ise, no vaata, ega sa ei pea mind uskuma. Minu jutt, kui sa pole varem kunagi üldse kokku, tähendab nagu üldse kunagi vaadanudki või uurinud, siis see kõlab nii jumala hullumeelselt ja segaselt, ja nagu see sise- ja välismaailma piir hakkab nagu ka hägustuma, seepärast, et mis asi see sisemaailm on. Võib öelda, jah, need isiklikud mõtted ja isiklikud mõtted ja emotsioonid võivad olla, mida nimetatakse sisemaailmaks. See on nüüd väga, see on põhimõtteliselt kõige sügavam teema, mida saab üldse mõtiskleda. See on nagu siit enam sügavamaks ei anna minna. Me räägime siin reaalsuse olemusest. Ja tähendab kõik inimesed vähemal või rohkemal määlal, keda sa kohtad, elavad
illusioonis, ehk nad arvavad ennast olevat mingisuguseks inimeseks või tegelaseks seal silmade taga või kehas kusagil või peavad üldse ennast nagu ainult selleks kehaks, kes siis teeb valikuid ja otsustab ja juhib oma elu. Kontrollib, püüab kontrollida oma elu. See, mida see organism teeb ja kuhu ta läheb. Teadvus lihtsalt on ja vaatab, mis mõtted tekivad, mis tunded tekivad. Mis ideed tekivad, kuidas mõistus püüab manipuleerida ja kontrollida seda järgmist hetke. See on nii keeruline illusioon, millest välja hakata tulema üldse. Tähendab, pigem ma ütlen, vaatas ja ma juba peaks oleks pidanud selle alguses ütlema, et omal vastutusel. See on nii hull teekond nagu, pigem ole seal õilsas teadmatuses või ignorantsuses või unes. No ei saa, no kui juba jalg on ukse vahele saadud, siis enam tagasi ei saa. Nagu kõik enesearengu teed, mida inimene ette võtab või mida inimesed ette võtavad, kui hakkavad tõsiselt enesearenguga tegelema, siis see viib siiamaani. Sa vahepeal mõtled, et sa hakkad hulluks minema ja sul võib katust täiega sõitma hakata, mõistus hakkab, tähendab, väga depressiivne teekond on see. Väga masendav ja üksi teekond on see. Ära tee seda. Tee midagi muud. Päriselt ka. Vot, kuule, aga selge, kõik head.